Tere, head Sokkerneti kuulajad-vaatajad! Üks ühele läheb oma olukordadega edasi ja läheb sellise olukorrani, et meie ees on eelmise aasta Eesti meister Konstantin Vassiljev. Mina ikka Heiti Heli, rõõm on Konstantin sind laua taga tervitada. Enne veel, kui lähme jalgpallijuttude juurde, siis olete meil sellised soojendusküsimused ka, et sind natukene rääkima saada. Kui sa ei tegeleks jalgpalliga, kui jalgpall ei eksisteeriks, kui ei oleks üldse eetiline palli jalaga lüüa, siis millega sa tegeleksid? Tere minu poolt ka, et selles suhtes väga raske küsimus, et mitu korda elus inimesed küsisid seda. Kuidagi ma kogu aeg vastasin niimoodi, et ma kindlasti leiaks endale midagi, millega tegeleda, aga lihtsalt mulle tundub, et ma nii varakult nagu kuidagi oma peas otsustasin, et ma tahan jalgpalli mängida, siis kuidagi mingid muud asjad lihtsalt läksid teisele plaanile. Aga ma ei tea, korvpallur sinust ei oleks saanud? Ma pigem ei usu, et see ikka seda pikkust on natuke vähem. Aga kindlasti võib-olla tegeleks spordiga, aga pigem arvan, et mitte individuaalspordiga. Võib-olla male näiteks? Sellise mõttespordiga? See on ka sport, aga võib-olla tahaks natuke mingit actionit nagu ka. Okay. Kuidas sa treenerina või inimesena tunneb, mis su parim külg on ja näiteks ka selline kehvim külg? Ma arvan, et kehvemaid külgi on võib-olla just nagu aga võib-olla ma veel nendest nii palju veel ei näinud. Ma arvan, see, millal nad võivad välja tulla nendes raskemates olukordades, aga siiamaani ma tunnen, et ma suutsin nendes raskemates olukordades jääda rahulikuks ja siis kuidagi endaga hakkama saama. Et just, aga ma tahaks loota, et ma suudan inimestega ühiskeelt leida, et see võib olla üks see, mida ma tahaks, et mul oleks hea. Et see on nii treeneri kui inimesena? Jah. On sul mingisugune tõekspidamine või moto või selline lause, mille järgi sa elad? See on küll nagu selline raske, aga pigem, et võib-olla jah, et tähtis ei ole mitte ainult see, kui hea sportlane sa oled, vaid nagu mis inimene sa oled, et iga tahaks suhtuda inimeste suhtes nii, et kuidas ma ise tahaks, et minu vastu ka suhtuks, et see on kuidagi võiks nimetada selliseks motoks. Lähme eelmisesse aastas Albert Volrati nimelise auhinna laureaat, Tallinna Floraga Eesti meister treenerina. Kas see on midagi sellist, mis sa võisid üldse ette kujutada, kui kalendris vahetasid aastat 2025 peale? Oleks praegu väga julge öelda, et kindlasti ma teadsin, et nii see asi läheb, aga kui muidugi see nagu spordi nagu hing, et alati tahab parimat ja püüdsime teha nii head tööd kui võimalik, et see oleks nagu võimalik, et see, kas see, ma kohe nagu eelmise aasta algust rääkisin, et kas see õnnestub või õnnestus on natuke sõltub tihti mingitest väiksedest asjadest, aga see, et me endast anname parima selle perioodi jooksul on see kõige tähtsam ja lõppkokkuvõttes asjad läksid nii. Aga samas see tunnustus ka, et aasta treener Igor Prins, Nikita Andreev olid sinuga konkurentsis, pole ju ka üldse halvad treenerid. Ei, selles suhtes ma isegi ütlen, kui vaadata eelmist aastat, et ma ütleks, et neid treenerid, kes tegid tegelikult head tööd, olid tunduvalt rohkem, aga ma ütleks, et Lauri Nuuma tegi Harjus väga head tööd, ma ütleks, et Roman Kožuhovski Narvas oli väga stabiilne ja võib-olla see viimane osa liigast läks natuke, aga pigem nagu väga ütleme niimoodi ebameeldiv vastane. Iga kord oli kindlasti ka Igor Prins ja Nikita Andreev, ma arvan, teist aasta järjest tõestas, et on teeb head tööd seal Kaljus ja kindlasti saada nende ees seda auhinda kindlasti nagu suur asi. Kui sa 2019 naasid kodumaale, liitusid Floraga, kas
juba toona oli Floraga mingisugune jutt ka, et äkki mõne aasta pärast, kui sa peaksid mängija karjääri lõpetama, et sinust võiks saada Flora peatreener? Otseselt sellist juttu ei olnud, aga kindlasti oli jutt sellest, et ma tahaks õppida, et ma tulen tagasi Eestisse ja see on üks eesmärkidest, mida ma tahan teha ja ma lähen kursustele ja klubi selles suhtes andis mulle seda võimalust mängides ka õppida ja see ei tekkinud, sellest ei tekkinud suurt probleemi ega treeneritel ega klubil. Ja ma arvan, et sest selle nagu algfaasis oli mõlemal võib-olla selline ootus, kuidas see asi üldse läheb, et lõppkokkuvõttes jah, siis see periood, kus ma mängisin Veenis väga pikaks tegelikult Floras ja siis võib-olla mis edasi aeg läks, siis tõenäolisem see variant nagu muutus. Aga oli see natukene ootamatu ka, et sa kohe said pärast mängija karjääri lõppu Flora esindusmeeskonna peatreeneriks? Et sa isegi ju ei juhendanud noortetiime, mingeid duubleid, mis iganes, sa ju isegi ei olnud abitreener kusagil. No ja muidugi see on kuidagi asjade nagu kokkulangemine selline ja aga ma arvan, et ma nagu selles suhtes vaimselt ma olin valmis selleks, et kui see variant tekib, siis ma võtan selle vastu. Ja millal see variant tekkis? Et see oli päris nagu selles suhtes hooaja lõpus, kui klubi otsustas, et nad otsivad treenerid ja kui meil on tavaliselt aasta lõpus iga aasta lõpus oli jutt, kas ma mängin või ei mängi, et ma isegi ütleks, et seal veel mõlemad variandid olid veel laual, et lihtsalt mingi hetk see otsus on vaja ära teha ja ma arvasin, et see on õige hetk. Aga abitreeneriks... Klubi toetas seda samamoodi. Et abitreeneriks ei tahtnud, kohe peatreeneriks, kui võimalus tekib? Et pigem juhtus nii, jah. Aga oli see üleminek mängijast treeneriks ju Floras sinu jaoks nii-öelda hõlpsam selles plaanis, et klubi ja mängijad ju olid tuttavad? No selles suhtes küll. Seal on omad ohud ka, et kuidas riietusruum võtaks vastu sellist nagu treenerit, kes just nagu nädal tagasi oli veel riietusruumis ja et see on. Aga tundub, et pigem jah, see üleminek õnnestus. No õnnestus ju täiesti filigraanselt esimesel hooajal kohe meistritiitel, nagu sa mainisid, et see spordimehe hing ikka ju ihkas seda tiitlit, aga teid ei ennustanud mitte keegi põhimõtteliselt meistriks. Mis selle tiitli lõpuks tõi, mis need võib-olla väikesed märksõnad on? Ma kindlasti tooks esile seda mentaliteeti, et ma arvan, et me mingil hetkel saime seda tagasi, et lõppkokkuvõttes Flora eest mängimine peakski tähendama ükskõik kelle jaoks, et kõige kõrgemate eesmärgide eest nagu võitlemine, et mitte midagi muud jälle. Võib õnnestuda või mitte, aga see, et mõelda, et on ka teine koht okei või kolmas, et pigem ei. Me tahame igat mängu võita ja see oli, ma ütleks, et võib-olla mu kõige esimene sõnum mängijatele, et see, et me peame iga kord andma ennast maksimumi väljakul ja mis edasi aeg läheb, muidugi seda säilitada, pluss ka panna juurde, et kõik need kvaliteedid, tehnikas, taktikas muidugi, et kõigi jaoks ja minu jaoks ka samamoodi. Et ma arvan, et võib-olla aasta võrraga ma olen natuke parem treener, kui olin aasta tagasi, aga kas väga hea, sellest raske öelda, aga kindlasti natuke parem. Et mõned asjad juba lähevad sujuvamalt selles suhtes, aga me kõik pingutasime ja lõppkokkuvõttes ma arvan, see kõige suurem võib-olla oli asi, mis tõi muidugi kõik see füüsiline ettevalmis, taktikaline, need faktorid, kui mängijad said aru mõttest ja ideest, siis ma arvan, nad võtavadki kõik muud asjad tunduvalt lihtsam. No teie fitness-treenerist on ka päris palju räägitud, Alonso Lima. Mis
tema see faktor oli selles meistritiitlis, et käisid ju jutud, et ta rääkis, et liiga vähe tehakse trenni, kas lihtsalt koormused tõusid või kuidas ta abiks oli? Ütleme niimoodi, et see oli terve staffi arvamus, et me võime natuke rohkem trenni teha, et meil oli vaja leida just seda nagu alainimest, kes aitab meil seda teha kaasaegselt, mitte lihtsalt, ütleme niimoodi, mul on mingi baasarusaam on, aga ma võin nagu üldisemas plaanis isegi plaani kirjutada, kuidas seda teha, aga tema teeb seda tunduvalt professionaalsemalt ja teadlikumalt väga palju asju ja läbi selle ma arvan, me saamegi just mängijate füüsilist vormi mitte isegi kontrollida, vaid üritada kogu aeg nagu paremaks teha. Et see on tema panus aga see, et jah, et tema ei olnud ainuke, kes ütles, et võiks trenni teha. Ma arvan, see on, ja mitte ainult meil, ma arvan, meil on paljud treenerid, kes üldse Eestis, kes arvavadki nii, et kui mängijad tahavad jõuda natuke kõrgemale tasemele kui Eesti liiga, siis see on paratamatus, trenni on vaja teha. Teilgi sooja vältel 28 mängijat väljakult läbi, neist 19 lõid värava, et see on ka ju ikkagi päris selline tugevuse märk, et ei ole üks mängija, Rauno Sappinen lõpuks oli liiga parim väravakütt, aga 20 tabamusega ainult, et ikkagi ju see mängijate ring oli hästi suur teil. Jah, ja siin ma ütleks, et võib-olla just nagu nende vanemate mängijate tugevus oli see eelmisel aastal, et me suutsime luua riietusruumis seda ühtset tunnet, et kõik on vajalikud ja kõigil olid omad, ütleme niimoodi, ilusamad hetked, kus nad aitasid mitte ainult oma olekuga, vaid ka väljakul ja võib-olla keegi sai natuke vähem aega, aga ma tahaks uskuda, et keegi ei tundnud ennast nagu ebavajalikuna meie riietusruumis. Jalgpallis on nii, et 11 lähevad väljakule, siis mõned veel vahetusest ja arvestades seda, et praegu protokollis on 23 mängijad võivad olla, siis see tähendabki, et põhimõtteliselt 6-7 ei lähegi väljakule üldse. Et see on, aga ma arvan, kõik võtsid vastu neid põhjuseid, miks nii oli ja töötasid trennides, mis on ülioluline just meeskonna huvides. Kui palju vanemad mängijad sulle toeks olid? Väga suur, et ma arvan, et see oligi võib-olla kõige suurem toetus nende poolt, et ma ei pidanudki väga seal riietusruumis nagu sekkuda protsessidesse, et seal oli kord majas ja kui need üksikud olukorrad olid, siis ega väga suurt nagu asja ka sellest nagu ei tulnud. Kes see korrapidaja teil oli või on? Kohe just nagu riietusruumi, kaks Raunot, Alliku ja Sapinen ja Sergei Zenjov ja Marko Luka ja mingil määral ka Lapa oli nendes, see seltskond, kes hoidsid seda ühtset gruppi ja väiksed grupid ka enda kontrolli all ja siis lõppkokkuvõttes ma arvan, et ei tahaks kedagi nagu unustada ka, aga üldkokkuvõttes ma arvan ka nooremad mängijad võtsid seda just hästi, et mitte keegi, et neid nagu kontrollib või midagi, vaid täpselt kõik tahavad aidata ja see oli üks tugev kollektiiv eelmisel aastal. 2 esimese vooruga 1 punkt oli teil tabelis kirjas, Transiga viik esialgu ja siis kaotsite Pärnu Vaprusele, tõmbas natuke kõhedaks ka või? Ma ütleks, et just siin arutasin viimati sõpradega, et tegelikult see need kohe nagu sellised suuremad õppetunnid nagu 2 mänguga on saadud ja et näiteks Narva mäng oli selles suhtes kummaline, et me juhtisime 1-0 ja nagu ei olnud seda tunnet, et nüüd peaks midagi nagu juhtuma, mingi katastroof, aga see paari minutiga just niimoodi me oleme kaotusseisus ja kindlasti tekitas mingit võib-olla ehmatas võib-olla natuke, et võib-olla mingil määral ka mind, aga samas ka meeskond, et oli näha, et kuidagi peale seda teist väravat olime natuke krambis ja kuidas me sealt välja tuleme. Lõppkokkuvõttes jälle see võib-olla esimese nagu mentaliteedi märgid tulid sealt nagu välja, et uskusid lõpuni ja see viimase põhimõtteliselt rünnakuga saime seda viigi kätte,
pluss Pärnu mäng, kus jälle, et võib-olla kas allahindasime natuke vastas, ei tea, aga samas ka et täpselt, et kui lased vastasele lased neid mängu, siis saavad värava, siis ei ole lihtne ka neid murda peale seda ja ongi sellised mängud, kus sa üritad ja ma arvan, teine poolek oli isegi nagu korralik meie istus, aga kui sa vahepeal vastane blokib lööke värah, tõrjupi, sina ei lööd mööda ja sellised asjad juhtuvad, et see ma arvan 2 mänguga oligi kõige nagu suuremad õppetunnid, et jalgpall ongi selline. Aga millal sa tundsid, millal meeskond hakkas su mõtetest lõpuks aru saama? Millal see nii-öelda pall hakkas justkui veerema? Ma arvan, et see läks järjepidev, ma arvan just nagu see nendest kaitseprintsiibidest, ma arvan just need Levadia Paide mäng sealt hakkas juba see välja tulema, et me oleme kuskil samal leheküljel nendes asjades. Palliga läks natuke rohkem aega, et seda paika panna ja ma arvan võib-olla kevade lõpus suveks ma arvan, me olime ja mis edasi see hooaeg läks, ma arvan, see kõik nagu aspektid juba nägid tunduvalt nagu paremini, kui nad olid aasta alguses. Ja siis tekkis see näsikindlus ka, et võib see tiitel tulla. Näiteks see kevade lõpus oligi ju Levadiaga, oli A. Le Coq Arenal see tervimäng, 1-0 võitsid, seal Levadial oli see XG oli vaatad 3, aga lõpuks nad ei läinud ühtegi väravat, et ju kaitsest lähtuvalt oli ka teil väga hea mäng. Jah, et just, et mängud on vahepeal erinevad ja peame ka valmis nagu vajadusel ka päris palju kaitsma ja see ei pea tekitama meil stressi. Ja, see oli üks nagu asjadest, millest me rääkisime, et see jalgpalli mängimine ei ainult palliga. Et tihti on vaja võita mänge, kus sa oled pallita ka. Ma tulles sinu juurde uuesti, palju sa üldse, ma ei tea, välismaa jalgpalli jälgid, kas sul on sa kunagi mainisid, et Carlo Ancelotti sulle väga imponeerib, kas on veel mingisuguseid treenereid, keda sa järgid, kes on su eeskujud? No ma arvan, et see, ütleme niimoodi, et Ancelotti on võib-olla kõige nagu, kuidas ma ütlen, suurema mõjuga just minu mõtetele, ma ütles niimoodi, et kas et just nagu need üldised nagu arusaamad jalgpallist ja kui vahepeal tegelikult asjad võib lihtsalt formuleerida, et ei pea väga keeruliseks minna. Muidugi kõik tänapäevased treenerid, Guardiola on muidugi viimase 10 peaaegu juba 20 võib-olla parim treener ja kindlasti ta on see ütleme niimoodi rong, kes veab seda jalgpalli just oma ajastuselt, et kogu aeg mõtleb midagi välja, mõtleb välja mingit kontseptsiooni ja asju ja teda kindlasti huvitav vaadata, aga samas paljud nüüd kogemusega treenerid räägivad, et ega tema otseselt selles ei ole süüdi, aga mingil hetkel kõik arvasid, et nad võivad mängida samad jalgpalli, mis Guardiola teeb oma klubides ja võib-olla see tekitas natuke jalgpalli kahju, sest kõik ei pea ja kõik isegi ei saa mängida sellist jalgpalli, mis Guardiola mängib, sest see väga palju sõltub ka mängijate kvaliteedist ja muudest asjadest, võimalustest, et tal on ja see ongi, et pigem miks mulle Ancelotti on suurema mõjuga, sest tema ta suutis vähemalt nende aasta jooksul väga hästi kohaneda olukordadega, mis tal olid ja vaatamata selle, et ta oli nagu Reali peatreener, kus nagu peaks alati parimad mängijad olema, aga vahepeal olid, ma ei tea, probleemid iseloomudega, vigastustega ja asjadega ja kuidagi ta ikka suutis nendest olukorrast tulla välja nagu võitjana ja see võib-olla see tema nagu lihtsustamine just nagu need sõnumites, et need just lihtsad sõnumeid ja pluss see kohanemisvõime, see, mis mulle tõesti nagu
imponeerivad väga palju. Aga nendest treeneritest, kes sul mängikarjääri jooksul on olnud, kes on sulle kõige rohkem mõju avaldanud, kelle võib-olla mõtteid sa üritad järgida? Päris niimoodi võib-olla raske, samas Tarmo Rüütli on kindlasti võib oma nagu just selle suhtumisega olla sarnane Ancelotile, et ja võib-olla teistel treeneritel Poolas, Michal Probiš oli see, kes kindlasti andis mingid nagu tähelepanekuid, ütleme niimoodi, mida üritaks kasutada ja põhimõtteliselt võib öelda, et kõikidest on midagi võetud ja võetud ka seda, mida ei peaks nagu tegema. Et paljudest ka, sest võib-olla see ongi see, mis annab mängija karjäär, kui mingit eelise või mingi võrdsusmomenti, et sa täpselt tunned seda nagu mängijana, kas treeneri sõnum, treeneri käitumine, kas meeskond võtab vastu, seda aktsepteerib ja niimoodi või vastupidi, kuidas see reageerib ja see, ma loodan, et see aitab kuidagi ennetada neid asju, et meeskonnas ikka oleks kõik paigas ja samas, mida võib-olla on paljudest treeneritest see raskete otsuste langetamine, et ja see on see üks nagu osa tööst, ilma selleta on väga raske ja erinevad treenerid tegid seda erinevalt ja keegi lihtsalt nagu ei selgitanud, miks ja kuidas teised ja siin on ka vaja leida tasakaalu võib-olla just nagu mis mängijaga tegemist on, et kes vajab seda infot, kes võib-olla just vajab seda nagu natuke provotseerimist, et see järgmist sammu ära teha. Oled sa mingitelt treeneritelt nõu ka küsinud? Oled sa, ma ei tea, kontaktis olnud Toomas Häverliga, et küsida arvamust, mida ta treeneritöös? Meil selles suhtes oli kursuste ajal on kindlasti Arno oli Pipers see, kes oli meiega kogu aeg, et see igapäevane koostöö, see juba annab mingit nagu arusaama, et kuidas tema seda näeb ja just täpselt jälle, et vahepeal me kipume asi teha nagu väga keeruliseks ja siis see on täpselt seda, on vaja vahepeal kuulda seda kogenuma inimese nagu arvamust, et võib-olla see liiga keeruliseks lähed, et võib-olla just natuke paar sammu tagasi ja see on ja sul võib-olla tekib see mõte, aga vahepeal on oluline saada seda tõestust okeis, et sa ei ole ainuke, kes niimoodi mõtleb, et võib-olla see, et Toomasega samamoodi me olime 5 aastat koondise või palju 4 või 5. Ja, et meil oli piisavalt aega ka sellest rääkida ja jälle kursi ajal me kohtusime ka Šveitsis, et arutasime. Ja ega meil Eestis seal erinevatel üritustel ka kohtume erinevate inimeste, jalgpalli inimestega kindlasti kogu aeg räägime ja arutame. Kõige tähtsam, et kuskil seda nagu õiget mõtet nagu välja noppida ja pähe endale paigutada. Aga hooaja käigus kellegagi nõu ei pidanud, ma ei tea, ei helistanud näiteks neljapäeva õhtul, et Viktor Bassikuta, mis sa arvad? Suhtleme ka ja temaga ja endiste treeneritega jalgpallikoolist, et ikka ja sõpradega, kes praegu treeneritena töötavad, ütleme niimoodi, noorema generatsioon ja minu põlvkonna, et need, kes jalgpalli mängisid, ikka see nagu vastuste otsimine käib iga hetk, kus sa tõesti nagu sa kuidagi nagu oledki kahe vahel, et kindlasti, et on lihtsalt võib-olla igal hetkel igaks hetkeks on see sobiv inimene ka, kellega rääkida. No rääkides uuest hooajast, ambitsioon kindlasti tiitlit kaitsta eurosarjas, kindlasti kaugemale jõuda, kas ka põhiturniirile ma eeldan? No, et jälle, siin deklareerida võib igasugust asju, aga kindlasti, nagu ma ütlesin ka ennem, Flora jaoks siin Eestis ei ole mingit muud varianti, mille peale mõelda, et see peabki olema selline mentaliteet ja hoiak, et me peame igat mängu võitma ja me tahame seda teha.
Euroopas siin on natuke rohkem muutujad mängus, et see loos ja kõik, mis seisus me oleme suvel, aga noh, kindlasti me kõik, ma arvan, reaalselt saame aru, et meil Eestis, see ütleme niimoodi, algvõimalused meistril on natuke kõrgemad kui teistel. See turvavõrk on olemas. Ja. Lihtsalt, nüüd me peame, see ei saa olla mingi nagu kinnine idee, et see peaks tulema. Me peame veel 3-4 kuud nagu tegema head tööd Eestis ja siis vaatame, mis see Euroopa toob. Aga mis seisus te praegu olete? Ma arvan, see täpselt ettevalmistus käib enam-vähem plaani järgi, on mingid selle haigused, vigastused, aga mis käib kaasas, et natuke seal peame kohanema, et käib ka see U19 eliitliiga turniir, kus meil ikka mõned mängijad mängivad, peame sellega arvestama, ka tahame koondiseid ka aidata, kui nad teevad mingid kogunemised. Meil on tegelikult igas vanuses need noortekoondistes on mängijad, kes lähevad, et me ikka ei hoia neid, laseme, aga lihtsalt sellega peame arvestama oma ettevalmistuse käigus. Aga muud, ma arvan, mängud kõik lähevad plaani järgi ja pigem ma ütleks, et kui välja arvata mingid ebameeldivaid nagu vigastusi, mis nagu juhtusid, siis kõik läheb plaani järgi. Olete te treeningprotsessi ka kuidagi muutnud võrreldes mullusega? Mingid väiksed muutused on, et kindlasti, et nüüd me oleme, tahaks loota, et me oleme natuke paremas seisus, kus me just nagu füüsilises kontekstis, kui me olime eelmisel aastal ja mängijad kindlasti paremini juba kohanevad sellega, mis me teeme praegu ja siis saame ka võib-olla sellepärast neil on pead natuke värskemad, kui me tegeleme taktikaga ja teiste asjadega, siis me saame natuke fookus üle viia ka just taktikale ja tehnikale, mitte ainult füüsilise ettevalmistuse, aga see ikka jääb ettevalmistusperioodi üheks peamiseks prioriteediks. Saite oma treenerite tiimi ka lisa portugaalase näol abitreener. Kuidas sa teda iseloomustaksid, et nüüd on juba paar nädalat tööl olnud, millega ta sulle abiks on? Et esiteks temaga ma esimest korda suhtlesin juba aasta tagasi, et ta päris uus ei olnud ja aasta jooksul me ikka natuke suhtlesime ka ja tema aitas mingite analüüsidega omalt poolt just nagu selle teise pilguga, nagu värske pilguga lihtsalt, et me siin teame neid mängijad juba pikemat aega, et võib-olla ei saagi neid kuidagi teistmoodi näha, aga see on oluline, et uus inimene ja kindlasti tema tulekuga see muudatus, et Karl Möölil on kindlasti rohkem aega keskenduda mängijatele rohkem individuaalselt, eriti neile, kes on nooremad, kes vajavadki seda tähelepanu. Eelmisel aastal seda võimalust ei olnud ja see ei tähenda, et ta nüüd on täiesti nagu kõrvale jäetud meeskonna taktikast või midagi. Ei, see ei tähenda, lihtsalt tal on natuke vabamad käed just selles kontekstis ja kindlasti Joao näol meil on inimene, kes ka just ja trenni ajal ja mängude ajal keskendub just meie meeskonna tegevusele, mis konkreetselt on vaja nendel hetkedel. No ülemineku aken Eestis on veel natukene üle kuu aja avatud, on mingisuguseid uudiseid veel oodata, on ju teada see trio Poom, Mihhailov, Hussar vaatavad veel välismaale, on selle osas arenguid. Viimases mängus ju ei olnud nad koosseisuski. Nad ütleme niimoodi, et kõik kolmel olid natuke tervisega muret, et ja meil selles faasis ei olnud mõtet nagu riskida väga. Aga ma isegi ütleks, et ma arvan, et pigem nende suhtes on, ma loodan, et uudised tulevad. Kas lähitulevikus või, sest ma tean, et need otsingud käivad ja et mina nagu kindlasti ei pane käsi ette, et nad ma loodan, et nad suudavad leida endale välisvarianti, et sest ma arvan, et see õige aeg, millal nad saavad seda proovida ja mul oleks hea meel, kui neil see õnnestub. Aga teile kedagi lisaks oodata?
no praegusel hetkel pigem see nimekiri on paigas ja aga kunagi ei tea, et kuu aega on veel minna ja kui tekib mingi hea variant, ma usun küll, et klubi hoiab nagu käsi pulsi peale, et selles suhtes. Aga iga hinnaga kedagi nagu tuua ma ei usu, et me hakka. Et tuua toomise pärast ei ole mõtet. Ja. No tegelikult on ju tähtis kuu teil on võimalik hooajale vastu minna suisa 2 karikaga, et mängite ju Liivimaa karika peale Läti meistri Riiga FC-ga ja siis pärast seda tuleb Nõmme Kaljuga superkarika peale mäng, et kui tähtsad need karikad on? No nad on ikka karikad ja kui sa mängid karika peale, see ikka ei ole meeldiv vaadata, kuidas teised seda tõstavad, et selles suhtes ja kindlasti läheme mängima võidu peale, kas hakkame selle nimel kellegagi nagu riskida tervisega, et see kindlasti ei ole need kohad ja loodame, et selleks ajaks kõik on terved ja valmis, siis kindlasti kasutame oma parimaid mängijad ja aga jah, iga hinnaga, et eriti nagu hooaja ees riskida kellegagi ei hakka. Aga sa pigem vaatad neid rohkem nagu selliseid treeningmänge või milline see suhtumine on? Nad selles suhtes need raske nagu vaadata ainult treeningmänguga, sest ikka karikas on mängus ja ikka Läti meistriga mängimine on ka väljakutse, et auasi. Jah, et see päris nagu mingi eksperimentidega sinna peale ei lähe. No eksperimentidest rääkides, meil on stuudios ka taktikalaud Joel Indermitte Kelder, seal oli lukk oli ees, ei saanud päris sellele kaunile taktikalauale jälile, improviseerisime niipidi, räägime natuke taktikajutte ka. Kuidas see su tööpäev välja näeb? Sa jõuad kontorisse, kas esimene asi ongi, et sa vaatad sellele tahvlile otsa ja mõtled, et kuidas me nüüd vastasele vastu läheme või kuidas need nupud siia laua peale jõuavad, kuidas ma ei tea, vaatad õhtul meistrite liigat ja siis selle järgi üritab midagi, ma ei tea, järele teha või kuidas sa paika paned selle? No kõigepealt lähtume sellest, kes meil on nagu mängijatest, enda mängijatest, et see on nagu esimene, et päris jälle mängijad kasutada seal, kus nad mängida ei oska või tunne ennast nagu hästi seal, nendel positsioonil me ei taha ja see on see prioriteet. Mängule muidugi, et kogu aeg, ma räägin niimoodi, et kui sa lähed mängule, siis on peamiselt 2 eesmärki. Lüüa väravat ja mitte lasta vastasel lüüa. Ja sellest lähtuvalt me lähemegi mängule, et rünnakul just aru saada, kust meil see värav võib tulla, kust me saame seda lüüa, kus vastane on võib-olla natuke nõrgem kui võrreldes teiste kohtadega, kus on need variandi ja samamoodi ka kaitses, et kus need tugevamad kohad vastasel, et kindlasti meil on omad ütleme niimoodi printsiibid ja päris niimoodi, et me üks mäng mängime 4-ga, teine 5-ga ja nii ei lähe, aga mis on, ma arvan, tänapäeva jalgpallis tihti juhtub, et ühe mängu jooksul momentidelt, et tegelikult meeskond täiesti nagu erinevalt asetatud võrreldes sellega, kuidas nad mängu alustavad ja ma arvan, see on see võib-olla kõige suurem väljakutse mängijatele, et just nagu ära tunda seda olukorda, kui võib-olla vajadusel ka on vajagi tulla 5. liini ja natuke kannatada ja et sest vastane on kuidagi nagu hoos või leedis mingit nagu ülekaalu seal või muu kohal, et see on samamoodi ja vastupidi, kui tahad rünnata, tihtipeale minnaksegi tagant kolme peale ja suurem jõud, et see on, ma arvan, see on jälle see üks mängijate kohanemisvõime olukorrale, kus me ei muuda nagu üldprintsiipe rünnakul ja kaitses, vaid lihtsalt asetusväljakul natuke teistsugune. No nagu sa oled ise ka siin meile ette mananud 4-1, ei ole selline 4-3-3? Noh, jälle, sõltuvalt nagu vastasest ja sõltuvalt meile mängijatest, et kui meil
ütleme niimoodi, alustasime hooaega, võib-olla siin Tristan oli Teeveli, Poom ja Nikita Mihhailov, no kindlasti võib-olla mingil määral me vahepeal olimegi isegi selles aastatus 4-4-2, kus Poom oli lähemalgi Sapinile ja ta oli ohtlik seal vastase kaits lõi palju väravat, et me teadsime, et see on tema üks omadus, me tahtsime seda kasutada ja tuua teda natuke lähemale just vastase poole peale. Kui meil vahepeal olid teised mängijad, võib-olla David Andreas ja võib-olla Maksim Kalimulin, teised, võib-olla olidki teraomad, võib-olla Sergei ja Alliku, seal olid üleval, see oli 4-3-3 ja nii see oli, et ütleme niimoodi, me iga kord, vastane mängib jälle erinevalt ja me peame otsima neid kohti, kus me suudame tekkida neid probleemid ja et see ütleme niimoodi, et printsiip, et me tahame kindlasti kasutada tervet laiust ja nii olla nii pikaks kui võimalik palliga, et siis natuke venitada vastast üle väljaku, et siis hakkavad tekkima need ruumid ja see, mis näiteks Guardiolast oli üks hea mõte juba ammu, et ta ütlesigi, et kui sa mängid, on neid mänge, kus sa oled väga palju palliga, on ülioluline, et see pall liiguks väga kiiresti ja see liigutaks seda vastasblokki üles-alla vasakult paremale, sest kui sa teed seda järjepidevalt pikema aja jooksul, siis lõppkokkuvõttes need ruumid hakkavadki tekkima ja sa jõuad ja lihtsalt nendel hetkedel sa pead, just nagu mängijatel peab see usk olema, et see me ei hoia seda palli ainult selleks, et hoida kindlasti, aga vaid selleks, et luua need ruumid ja kasutada neid ruumi ja siis lõppkokkuvõttes idee mitte mängida siin, vaid jõuda ikka vastase väravani, et see on, ma arvan, üleüldine nagu kõige tähtsam printsiip, et lõppkokkuvõttes väravad maksavad. No need on üldjuhul need tugevused, mis selle kogu mängujoonise juures on, mis ise tunneb, mis võib-olla nõrkused on? Mis nagu ohtlik, kus me peame nagu kogu aeg nagu valvel olema, et vastaste nagu kvaliteed ja kindlasti kui me üleüldiselt tahame, et meie pressing oleks intensiivne ja võimalusel ka nii kõrgelt kui võimalik, see tekitabki vastasel ruumi võib-olla selle taga ja see on tänapäeva jalgpalli võib-olla üks suurimatest väljakutsest, et tihti mängijad jäävadki tagant üks-ühe vastu ja peadki hakkama saama ja suur ruum on tagant ja kõik need väljakutsed kas see nagu Eestis iga meeskond saab sellega nõelata, nii ja naa küsimus, sa võib-olla eladki üle neid momente ja kindlasti, kui me mõtleme Euroopas, siis just nagu koostöö ja see kompaktsus just nagu oma kaitseblokis ja et see peab olema väga-väga sünkroonne ja neid asju, mida kindlasti on järgmiseks hooajaks tahaks veel paremaks teha. No Euroopat sa korra põgusalt puudutasid, kas see mäng Islandil oligi pole see mäng, kus sa tundsid hooaja jooksul, et teid tõesti mängiti kuidagi üle? Mingil määral... Kui võib-olla on võimalik sul ka näidata näiteks? Ei, selles suhtes ma võin näidata, et mis meil kindlasti esimesel poolel olid ju probleemid, et vastane täpselt oli, esiteks vastane oli lihtsalt kogenum ja lõppkokkuvõttes see kindlasti maksis kätte meile, aga mis nagu vastane tegi hea, et me kindlasti mingil hetkel olime valmis pressingusse minna, aga tegelikult, kui me ei saanudki siin, ütleme niimoodi agressiivselt minna, meil ei olnud seda otsustavust, võib-olla natuke kas mingi närv sees oli või midagi, et me ei saanud siin mingi surve panna, siis vastane päris tihti leidis neid, see oli neil väga kvaliteetne äärevahetusi, kus kindlasti meie äärekaitsjate jaoks oli suur väljakutse, et need üleliikumised ja lõppkokkuvõttes siit hakkasid äärtes tekkima need nagu ohumomendid, kus sa pead tihti olema üks-ühe vastu. Samas
jälle vaata mängule esimesed 2 väravat on standarditest, siis ei ole otseselt väga taktikaga nagu seotud, aga samas kindlasti, et olla mängus rohkem, kindlasti see on üks eesmärk, et me leiaks need hetke, kus me tahamegi madalast blokist juba välja astuma ja pressima minna, et siis kindlasti siin me peame olema nagu julged, et seda teha, mitte karta, et samas ka muidugi kontrollida kõik need jooksliinid, aga see koostöö, liinide vaheline koostöö peab olema täiesti paigas, et ja ma arvan jälle, mõeldes nagu teisele mängule, siis mõned asjad töötas parem, muidugi võib öelda, et selleks ajaks seis oli 3-0, aga ma ütleks, et see minu jaoks ei ole nii oluline, sest ükskõik, mis teeb vastane ja kuidas seda me ei saa väga kontrollida, me peame keskenduma selle, mida me teeme meie. Ja pikemas perspektiivis oli tähtis, et me näitame teist mängus, et me suudame seda teha ja meil seda julgust on see, et seda edasi viia nagu liigamängudele ka. Kas sa tundsid liigamängudes ka, et keegi oli vahepeal taktikaliselt üle või oli mingisuguseid, ma ei tea, nüansse, mille kallal te siiamaani töötate? Ma arvan, olid need hetked, kus vastane pakkus välja kutset ja pole jälle üks nagu kõige keerulisem osa just nagu enda tööst, et sa mängus sul ei ole väga palju aega, et aru saada nendest asjad ja isegi kui sa saad aru, sa võib-olla ei jõua reageerida neile, et ja mingil hetkel sa peadki usaldama mänge, et ja nii on, et sest et ütleme nii, et isegi kui mõelda sellest nagu 3-2 mängust Levadiaga, et siis mingi nagu kõhutunne oli, et kuidagi läheb käest ära, aga siis see kas endal nagu puudus see otsustavas midagi muuta või ma ei leidnud õiget lahendust, et lõppkokkuvõttes asjad juhtus nii, et juba seis oli 2-2 ja tegelikult oli natuke hilja, et just nagu need muutused tegelikult mäng lihtsalt muutus, aga ma arvan, et on ka need kohad, kus jälle õppida. No sa mainisid ka seda, et kuidas äärekaitsed tõusevad ründefaasi kaasa, taga jääb selline 3. plokk, Hussar oli just see parem kaitse, kes väga palju üles-alla töötas, samal ajal ju paremast äärest liiguti keskele, tehti talle ruumi, et see on ju ka selline tänapäeva võib-olla tavaks saanud taktikaline lüke. No jah, et kindlasti ma arvan, et meil on mängijad, kes on võimelisteisid, siin Tostik, Kalmõkov, siin Hussar, täna on Kukk ja Jekimov, nad on võimelised seda tööd teha ja see on ülioluline, et nad ei kardaks seda, et me ei taha sinna üle julgustada siin kaitses, et kui me ründame, siis me tahame et vastasel olekski ebameeldiv, et me ründaks, me kasutaks neid ääri, sest tihti peale vastane panebki keskvälja kinni, et see päris sealt nagu pääseda ei ole lihtne. Ja selleks ma ütleks niimoodi, et nad olid otsustavad, aga ma usun, et nad võivad veel otsustama nagu selles suhtes otsustavalt veel minna sinna rünnaku, et uskuda, et see on see hetk minna ja sest neil see võimekus tagasi joosta ka olemas. Et see, jah. No eelmisel aastal, sa mainisid juba Tostik, Kalmõkov, oli noori, kes tõssid pead, kellel sel aastal silma peaks peal hoidma? Nendest noortest just. Ma ütleks kõik need, kes mängisid, ma arvan, neile ka võiks vaadata, et ma usun küll, et eelmise aasta jooksul kõik tegid mingit sammu edasi nüüd ja samas nad on veel noored, et päris ma arvan, see areng ei lõppenud ja aga ma usun küll, nad saavad ka rohkem mänguaega sel aastal, mitte sellepärast, et nad peaks saama, vaid sellepärast, et nad ka välja mängivad. No 3 mängijat, sa võid ka nüüd tahvlil näidata Daniel Usta, kuidas sa teda mängitama hakkad. Tallinna Kalevis oli ta rohkem tipuründaja, vahepeal ääreründaja, Rauno Sappinen, ma arvan, selle 9 peal on ikkagi naelaga kinni löödud, et sealt ju päris ära ei kanguta.
no ega see kindlasti ei ole Taanile jaoks ei ole lihtne ja ma tean, et ta nagu mõlemad positsioonid ta võib mängida, aga ma arvan, see just nagu see periood, kui ta Kalevis mängis tipu peal, näitas, et ta on suuteline väravaid lööma ja ta on päris ebameeldiv ründe seal kastis, et ma ikka vaataks tema peal nagu ründe. Kas see tähendab, et mingil hetkel me läheme 2 ründega, ma ei välista seda, et võib-olla juhtuvad ka need mängud, võib-olla mänguhetked, kus me mängimegi nendega ees ja ma arvan, see on ülioluline, et meil oleks ka variandid, et see on, mis nagu rohkem mänge läheb, meil on karikas veel mängus ja kõik need mängud, et võib-olla ma loodan, et paljudel tulevad ka koondise mängud, et siis me peame arvestama sellega, et see koormus ikka läheb suuremaks ja suuremaks, kui me tahame palju mängida, siis kindlasti sellised tähendused nagu Daniel, ma arvan, aitaks kindlasti. Okei. Usta Sapinen, kuhu Toni Varjund mahub? Toni Varjund, pigem ma arvan, ta on üks kandidaatist keskväljale, et kindlasti sinna ründavatele positsioonidele, kas kuskile ründe all, et kus ka Maksim Kallimuline, ega meil see valik on praegu olemas, tihtipeale hooaeg teeb oma korrektuuri, keegi on valmis mängima, keegi ei ole valmis ja et see, et meil paberi peal tundub, et mängijad on, see ei tähenda, et meil iga laupäev on need mängijad saadavad ja heas vormis, aga see nagu tervislik konkurents trennides ja koosseisu koha eest võitlemise eest on ülioluline ja ma arvan, see viibki mehi edasi. Erko Jonne-Tõugest enam kasutada ei ole, nüüd on Rootsi kõrgliigas pärast väga head hooaega. Kuidas teda asendada kavatsete, kas Airon Kollo? No esiteks meil on Robert Veering, meil on praegu 5 keskkaitset olemas, Veering, Pihela, Vaher, Kolobov pluss Airon uus mänge ja kindlasti nad hakkavad omavahel konkureerima, nad peavadki konkureerima ja aeg näitab, et selles suhtes siiamaani on kõik teevad oma tööd hästi ja võin tunnistada, et natuke on peavalu, mis nendega tegema pean, aga see on jah, loodan, et nad lihtsalt, et mulle meeldib peavalu, loodan, et nad aktsepteerivad mingeid otsuseid, kui nad hakkavad juhtuma, et keegi ikka mingil hetkel võib-olla ei mängi ja nii see on. Okei, aitäh Konstantin nende juttudest, aga enne, kui me veel lõpetame, siis mis su enda ambitsioonid on? Sihid sa välisklubi kunagi, soovid sa Eesti koondise peatreeneriks saada? Ütleme niimoodi, et jälle, et kindlasti kõik, mis sa ütlesid, et tahaks ka välismaal ennast proovida, kindlasti mingil hetkel, kui keegi otsustab, et ma olen seda väärt, siis kindlasti koondist juhendada, aga praegu ma arvan, sellest on väga vara rääkida, et tegelikult ainult 1 aasta on läinud ja loodan, et palju veel ees, et selles suhtes elame, näeme, nüüd on uus hooaeg, uued väljakutsed, et jalgpallis on see just omapärasus, et ega sa laupäeval võidad ja võib-olla järgmine laupäev kaotad ja asi lähebki nii ja sama aastatega ka. Okei, soovin sulle palju edu. 6 aega veel ja Premium Liiga stardib taas. Kas Tallinna Flora suudab tiitlit kaitsta ja kõik ülejäänud küsimused saavad vastatud? 1-1 läheb ka edasi, kes tuleb meile siia laua taha järgmisena, eks seda näitab aeg. Tarbige Sokkerneti, nautige talve. Adieu.